Järgmine lugu viib meid Pariisi sügisesse. Lembe Lokk, Eestis sündinud ja kasvanud, 97. aastal kolis ta Pariisi, et seal rajada oma unelmate elu. Prantsusmaal otsustas Lokk, et temast noorena Eestis kooris laulust saab laulja. Ja nii läkski. Voilà que de vieilles ombres à nombre tendre sur mon cou. Voilà que de vieilles ombres à nombre tendre sur mon cou. Oled sa üks neist prantsuse lauljatest, kes läheb lavale ja paljastab oma hinge? Chanson. Ma ei tea, paljastan oma hinge. Ma vist paljastan väga palju oma hinge kahjuks. Ma ei tea, selles mõttes mul endal pärast on siuke tunne, et issand, jälle rääkisin kõik südamelt ära. Et kellele seda nüüd vaja oli, minule kindlasti mitte. Kuid Lembe muusika ja sõnum läheb vägagi korda nii Prantsusmaal kui ka Eestis. Näitas täismaja tol suveõhtul Karepal, kus ta lühikese eelteatamisega kontserdi andis. Comment te traduire le rythme de mes peurs? Comment te traduire mes rêves? Le jour qui se lève même sans raison. Comment te traduire? Il me reste des feuilles de vent dans mes branches. Comment te traduire ces paroles dérive ma langue de ta langue? Comment te traduire? Comment te faire comprendre cette langue? Mes regards détournés, ce violent tremblement de cœur. Comment te traduire? Comment te traduire Eesti keel on küll emakeel, aga Lembe leiab, et just prantsuse keeles tunneb ta end loojana vabamalt. Jah, ma ei tea, prantsuse keel annab mulle mingisuguse vabaduse, mida eesti keel mulle ei anna. Eesti keel annab mulle teised vabadused. Kui ma eesti keeles räägin, siis ma nagu puhkan. See on just selline loomulik olek. Prantsuse keel on teistmoodi loomulik, aga ta kuidagi intellektuaalselt stimuleerivam minu jaoks. Je laisse tomber mon corps tout le long de ta peau. Prantsuse keeles sai juba teismelise eas Lembe suur armastus ja siis tuli suur armastus ka Prantsusmaalt ja impulsiivne, nagu ta on, otsustas ta Ellerheina kooriga, kus laulis elus esmakordselt Pariisi sattudes südant järgida. Ma olin 16 siis, kui ma tulin esimest korda ja siis oli armastus. Kohtusin ma Eestis prantslastega ja hakkasin prantsuse keelt täitsa juhuslikult õppima. Ja siis oli vaja neile siia järgi tulla. Ja siis ma hüppasin lihtsalt koori bussist maha Pariisis ja jäin siia mõneks ajaks. See oli 93. Päriselt Pariisi kolida otsustas ta 4 aastat hiljem, 20-selt, täisia alguses, kui elus käib oma koha otsimine. Ma arvan, et Eestis ma identifitseerusin kuidagi sellise väikse halli hiirekesena, et mul ei olnud kunagi nagu sellist mõtet, et hakkaks lauljaks või näitlejaks. Ma käisin lavaka sisseastumiskatsetel ja siis kui nägin seal inimesi, siis nagu Eesti ikka, et kõik on pool tuttavad või kellegi isad või emad. Või. Seda, ma ei taha, et keegi näeks, kuidas mina näitlen. Siin paistab kõik kohe nii ruttu välja, et sul ei ole nagu mingit katseaega. Ja siis läksid Prantsusmaale, Pariisi ja siis korraga puhkasid? Ma läksin sinna kõigepealt Aafrika kirjandust õppima. Ja siis ühel hetkel läksin Sorbonni lihtsalt prantsuse kirjandust õppima, aga siis ühel hetkel tuli nagu plaan, et hakkaks lauljaks. Comment te traduire? Comment te faire comprendre cette langue? Mes regards détournés, ce violent tremblement de cœur. Comment te traduire? Mes tristesses et mes joies de mesurer. Comment t'expliquer ma langue au fond de ta bouche, même quand c'est pas l'heure? Kõige esimene kontsert toimus täiesti mingisuguses suvalises urkas, ma ütleks niimoodi. Sellised kohvikud, kus on mingisugused 3 joodikut, on iga õhtu käivad seal joomas. Küsisin baarimehelt, kas tohin siia kontserti tulla tegema. Ja ta ütles, et tule siis. Ja siis ma seal selle kontserti tegin. Aga kohale tulid muidugi minu mingisugused 10 naabrit või sõpra. Nüüd aastakümneid hiljem on Lembe Lokki kontserdikalender üsna tihedalt täis. Klubid, festivalid, avaliku ruumiüritused on maailm, kus ta laulja, aga ka näitlejana liigub. Ma nüüd ei saa öelda, kas ma olen tuntud, aga ma arvan, et mul on seal teatud tunnustus.
selles mõttes, et tuntud, no kes see mind tunneb seal, selles mõttes, et seal on mitu seal 60 miljonit elanikku või? Ma käisin mingis koolis esinemas ja küsisin, et Michael Jacksonit teavad, pooled teadsid, pooled ei teadnud, noh. Mis arvad, et nad Lembelokki siis teadsid või? 20 aastat tagasi, kui ma helistasin mõnele muusikule, et tahaks sinuga koostööd teha, siis nad küsisid umbes, et mida ma teen. Nüüd helistasin paar kuud tagasi ühele ja pärast kuulsin kõigi käest, kui õnnelik ta oli, et ma talle helistasin. Lembelokk on Eestis sündinud ja kasvanud, nüüd ligi 30 aastat Prantsusmaal elanud laulja. Kui lihtne või raske on Prantsusmaal olla loovisik? Sellest nüüd jätkame. Prantsusmaal on sul artisti staatus. Mis see tähendab? See on selline töötustaatus, mis võtab arvesse artistitöö spetsiifikat. See tähendab seda, et ma ei saa olla laval hommikust õhtuni kella 9-8 või mis iganes on. Et kontsert kestab siiski ainult 2 tundi, aga tegelikult ettevalmistustöö nõuab siiski ka palju aega. Nii et see on selline keeruline valem, mis võtab arvesse siis palju sa oled kontserte teinud ja jagab nad mingisuguseks teisteks töötundideks. Ja sul on vaja saada aasta jooksul kokku teatud hulk neid töötunde. Ja kui sa oled need kätte saanud, siis sa saad nagu selle staatuse, mis võimaldab sul nagu saada nagu nii-öelda kuupalka selles mõttes. See staatus nagu võimaldab sul 2 kontserdi vahel ellu jääda ja kõik see vajalik ettevalmistustöö ära teha. Minul on ta sellise miinimumpalga tasemel. Lembel on 3 last, keda ta üksi kasvatab. Otsust emaks saada nii loomulikku ju tundub. Meenutab ta aga nüüd kui suurimat ohtu oma karjäärile üldse. Prantsuse kunstimaailm ütles mulle, et sa tahtsid hoopis emaks saada, siis hoopis, et sa ei olegi siis kunstnik, vaid sa oled hoopis ema. Et Eestis ma ei olnud kunagi märganud, et selline küsimus tekkis inimestele, et kõik kunstiinimesed käivad oma lapsed seljas kõhu peal ringi ja nii käibki, ei, siis nii ei käib. Mind visati ka etendustest välja selles mõttes, et kus ma olin juba nagu aastaid esinenud ja siis öeldi, et ärme talle rohkem helistama, sest tal ei ole nii kui nii aega. Nii et Pariis võib olla ka väga karm. Ka tol õhtul, kui Lembelokkiga kohtusime, näitas valguselind tormist palet. Vihma sadas kui oavarrest. Samas oli see just taoline õhtu, mil võis elu üle pisut filosoofilisemalt juurelda, nagu prantslased seda ju armastavad. Ei ma kuul, pole minu, miks just meie pole vaja. Täna veel. Mis on elu mõte? Seal ei ole ainult üks mõte. Igal ühel on oma mõte ja täna on üks mõte ja homme on teine mõte. Täna mul näiteks ei olegi mingit elumõtet. Mul juba 10 päeva ei ole elumõtet olnud. Otsin, tõesti otsin. No vahel kaob ära, Vahel mõtled, et sest maailm on kuidagi viimaste päevade ja nädalate jooksul nii palju muutunud. Viimase paari kuu jooksul on enamik saale, kus ma esinen, sulgema hakanud. Sellepärast, et riiklikud toetused on ära kadunud. Hästi paljud poliitikud on nagu isegi kõva häälega ausalt välja öelnud, et milleks meil nii palju neid artiste vaja on. No mind puudutab see nii palju, et enamik minu partnerid on võtme mati alla pannud. Enamik? Jah. Ja need, kes ei ole, need mõtlevad sügavalt selle üle, et... Isegi Prantsusmaal, kus kultuur on ju nii väärtustatud. Jah, Prantsusmaal, kus kultuur on nii väärtustatud. Tähendab, ei ole siis? Ühesõnaga, keerulised ajad on. Kuid sellest tol õhtul mornist Pariisist astume nüüd tagasi Eesti suvesse. Kas sa oled ka üks neist eestlastest, väliseestlastest, ma ei tea, kuidas ennast tituleerid, kes peab suvel tulema Eestisse mere äärde, et oma patareisid laadida? Ma vahel mõtlen, et nüüd enam ei ole vaja, aga tegelikult kui ma ei tule, siis on seda pärast tunda nagu. Pärast ma tunnen, et ma ei käinud, ei saanud. Nii et ilmselt ikka peab. Sa tunned, et sa istud nagu 2 toolil, et ühelt poolt Eesti ja siis Prantsusmaa ja... Ma arvan, et inimesi ei saa nii üheselt identifitseerida, sest sa ei ole ju kunagi enam puhas eestlane või. Ja sa ei saa ka päriselt kunagi prantslaseks. Häirib see sind? Vahel häirib muidugi. Selles mõttes, et mida vanemaks sa saad seda, et ma olen 50, on ju, kellel seda varjata vaja on, on ju. Aga et
noh, mida vanemaks sa saad, seda rohkem hakkavad kõik mingisuguseid nooruspõlve mälestusi heietama või. Ja et kui sa siis lähed kuskile pidudele ja siis nad panevad mingisugused nende nooruspõlve laulud peale ja laulavad kõik kaasa, sest nad teavad peast või kõike kogu seda prantsuse varieteed on ju. Ja neil on kõigil, nad vaatavad üksteise otsa, umbes mäletad või? No ma ei mäleta, mul ei ole sellega mingisuguseid mälestusi. Tule tagasi, uksed on lahti. Eestis ei pea seletama. Ma ei tea, palju nad uksed lahti on. Selles mõttes mul vahel kripeldab, et ma ei oska öelda. Võib-olla ma ei lööks ka Eestis läbi, aga no ma ei tea, palju neid välismaalt tulijaid tahetakse tagasi selles mõttes. Kuidas südames hoida, kui on väsinud, kuidas edasi laulda, kui langevad puud, kuidas nutta ja naerda, kuidas kuulata tuult ja kuidas püsida püsti, kui ööbikul hääl, kuidas hoiduga võidu, mitte kukkuda jääl. Sellised mõtted Prantsusmaal elavalt Lembelokilt. Aus pilt loome inimese elus seal, kus ju ikka arvame, et kõik kultuuri puudutav on hea rahastusega. Praeguse ajal, kui raha kõikjal napib, on kultuur Prantsusmaalgi löögi all. Siin Eestis näeb Lembelokki esinemas jälle novembris. Just kuulutas ta välja väikese tuuri.